Tere hommikust kõigile, palun võtke istet. Mina olen Raivo Vare, ma pean täna seda väikest üritust modereerima. Selleks, et meil luua meeleolu, selleks, et oleks meil nii-öelda alus ja mõtte mõlgutamiseks eeldused, arvestades tänast ürituse temaatikat, paneme alustuseks peale ühe video. Vaatame natukene seda liikuvat pilti ja siis lähme üritusega kohe edasi. Palun, olge head. Eesti on seadnud eesmärgiks katta aastaks 2030 kogu elektritarbimine taastuvenergiaga. Keskkonnasõbralikku taastuvenergiat saame toota siis, kui päike paistab ja tuul puhub, mis muudab aga varustatus ebakindlaks ja elektri hinna kõikuvaks. Stabiilsuse tagamiseks on vaja taastuvenergia tootmise kõrvale ka energiasalvestuse võimalusi. Energiasalvel on olemas salvestusturgu muutev läbimurdeline lahendus. Rajame vesisalvesti maa alla. Vesisalvesti on maailmas enim kasutatud ja soodsaim salvestustehnoloogia, mis pole seni Eesti jaoks sobinud, kuna siin puuduvad traditsioonilise vesisalvesti ehitamiseks vajalikud suured mäed ja jõed. Kuidas meie lahendus töötab? Luuk avaneb ja merevesi voolab läbi 6-10-meetrise läbimõõduga sisselasketorni maa-alusesse mahutisse, pannes käima turbiinid. 12-tunnise töötsükli jooksul varustab energiasalv elektrivõrku 6 gigavatt-tunni eelnevalt salvestatud elektriga, mis ületab kõigi Eesti kodumajapidamiste keskmise igapäevase tarbimisvajaduse. Energiasalve poolt Paldiskisse rajatav vesisalvesti aitab Eestil kõige tõhusamalt täielikult taastuvenergiale üle minna ja tagab tulevikus tarbijatele madalama elektrihinna, tasandades taastuvenergia hinna ja tootmise kõikumisi ning suurendades varustuskindlust. Vesisalvesti jaoks kasutatavat vett hoitakse 10 mahutis, mille kogumaht on 4,5 miljonit kuupmeetrit. Kui taastuvenergiat on võrgus Eesti tarbimisvajadusest rohkem, pumbatakse vesi tagasi merre ja laetakse salvestit. Vesisalvesti aitab taastuvenergia potentsiaali ära kasutada ja luua rohelisema tuleviku, kuna muudab tuule- ja päikeseenergia juhitavaks ning vähendab sõltuvust fossiilkütustest. Iga Paldiski vesisalvestis salvestatud megavatt-tund taastuvenergiat aitab vältida 450 kilogrammi süsiniku emissioonide tootmist. 2029. aastal tööd alustava Paldiski vesisalvesti uudsus seisneb ka selles, et see rajatakse 750 meetri sügavusele maa alla ning maapealne ja veealune elukeskkond jääb rikkumata. Ei mingit kaevandus sinu koduõuel. Energiasalv aitab Eestil täita endale seatud rohe-eesmärke ja pakub tarbijatele taskukohast elektrihinda. Loome takistusteta tuleviku. Nüüd kohe. No nii, sissejuhatus on tehtud ja nüüd lähme päevakorraga edasi. Alustuseks, miks me koos oleme? Miks me täna sellest räägime? Sellepärast, et lisaks nendele meeletutele uudistevoogudele, mis mujalt maailmast praegu tulevad ja kus me kogu aeg istume telefonides arvutites, vaatame, millega meid jälle üllatatakse ja kuidas see võiks projitseerime ja kuidas see võiks meid, meie majanduslikku heaolu ja kõike muud mõjutada. Lisaks sellele eksisteerivad seaduspärasused. Nii nagu täna 35 aastat tagasi oli Eesti üks osa sellest suurest, struktuursest, globaalset mastaapi üleminekuperioodist, nii on see jälle meil mõneti käest. Ta mõnda aega tagasi juba algas ja ta jätkub. Teiseks tuleb arvestada, et meil on midagi ei ole teha. Kui on suured muudatused, siis on riskid suuremad ja ka otsused on otsustavama tähendusega, kui nii võib öelda. Ehk siis ei saa neid edasi lükata lihtsalt sellepärast, et ei julge teha või sellepärast, et kõik ei ole veel 100% garanteeritud selge. Eelkõige tuleb teha otsuseid, sest isegi mitte alati kõige täpsemad otsused on alati paremad kui otsustamatus, mis on Eestit vaevanud juba alates, ütleme, laias laastus eurotsooni jõudmisest peale. Ja minu sügav veendumuse kohaselt valmis seda teesi ka eraldi tõestama, kui kedagi huvitab. Aga põhimõtteliselt mulle tundub, et praegu on see aeg, kus ongi vaja teha nüüd jällegi tulevikku suunatud otsuseid. Kolmandaks ja kohe ja varsti ja kiiresti ja julgelt.
Ja kolmandaks on see veel seotud sellega, et olgem ausad, me oleme ju tegelikult majandusliku heaolu mõttes, me muundame energiat. Majanduslik heaolu on energia muundamise protsessi füüsikalises mõttes nii-öelda üks tulemus. Ja selle energia muundamise juures tuleb arvestada, et me oleme tegelikult elektritsivilisatsioon. Inimkond on elektritsivilisatsioon. Jah, teda on erinevatest allikatest toodetud, võib-olla vähem loodussõbralikest, nüüd tahame rohkem loodussõbralikest toota, aga elektrit ei juhtu mitte midagi. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult on probleem, sellepärast et tegu on suuremastaabiliste küsimustega väga tihti, nii-öelda süsteemses mõttes, ja teiseks on nad, olgem ausad, on keerulised ja kallid ja võtavad aega. Ehk siis need otsused, mida tehakse energeetikas, need tegelikult on otsused, mis kestavad, ütleme niimoodi, et projektitsüklid on ikka niimoodi 15 aastat üldjuhul. Ja see tähendab seda, et meil ei ole võimalik arvata, et me saame näiteks 4 aasta pärast midagi, mis on meile vajalik, kui me ei ole teinud 15 aastat enne seda otsust. Tänased otsused on järgmise 15 aasta otsused ja neid peab tegema. Ükskõik, mis toimub, neid peab tegema, sest elektrit on meil vaja. Ja elektrit on vaja trilemma lahenduses, mis ongi olnud üks meie probleeme ja sissejuhatuseks viimane punkt, mis on kriitiline, on see, et sellest trilemma ülesande lahendamisel oleme me selgelt asunud seisukohale, et mõni külg trilemmast on eriti oluline, näiteks looduskaitseline lähenemine, mis on igati mõistlik, nii-öelda kliimavõitluse kontekstis, aga samas ei ole 100% sugugi olnud me edukad tänase päevani ei varustuskindluse ega taskukohase hinna suhtes. Ja neid probleeme tuleb lahendada, neid paraku tuleb, nagu nimigi ütleb, trilemma tuleb lahendada tegelikult korraga. Ja nüüd meil siin on laua peal tegelikult ja arutelu all ja tutvustuseks üks selline projekt, millel ei ole võrdset meie piirkonnas. Ma tean, et selliseid projekte on üle maailma palju, aga meil ei ole. Ja projekt on fundamentaalse tähendusega kõikides nendes punktides, millest ma äsja rääkisin. Nii et peab olema loomulikult asi läbi arutatud, läbi investeerimiseks kalkuleeritud, aga ma tunnustan nende inimeste julgust, kes täna juba, mis siis on, 15 aastat tagasi, on selle projektiga tegelikult välja tulnud ja teda arendanud ja nüüd on saabunud see koht, kus tuleb teha otsuseid. Ja need otsused hakkavad määrama järgmist 15 aastat. Nii et olgem ausad, see on väga tähtis hetk, see on väga oluline hetk, see on mastaapides huvitav projekt väljakutsena ja tegelikult on tal palju laiem mõju kui ainult energeetika isegi, vaid tema mõju on sotsiaalmajanduslikku laadi, tema mõju on ka näiteks minu südamel lähedase logistika jaoks olulise transpordi infrastruktuuri jaoks, ehk siis me tegelikult räägime sellisest Eesti majanduse jaoks olulisest võimalikust lahendusest, aga see tähendab ka, et see ei ole ainult mingisuguse väikese koguse inimeste omavaheline asi. See on meie kõigi asi ja sinna tuleb õlg alla panna omamoodi kõigil. Aga eelkõige tuleb see otsus teha ja minna edasi minu arvates. Ja sellepärast ma olen suure rõõmuga siin teie ees, sest see on seda sorti asi, mis paneb silmad särama. Ja peab ütlema, et oma elukogemuses olen ma näinud igasuguseid asju Eestis, kus ega väga suured asjad väga ei taha lennata, sest me tahame olla väikesed rahulikult oma metsanurgas põlluveerel, eks ole, ilma et nagu väga pingutaks küll kõik need maailma tuuled, mis mööda puhuvad. Ei puhu. Muuseas, tuul peab puhuma, üleüldse alustame sellest. Ja see tähendab seda, et tegelikult on vaja nagu rääkida täna sellest, mida see projekt annab, et aru saada, mis on taustad ja kuidas minna edasi. Ja esimesena meil on selline kokkulepe, et me küsimused esitame lõpus, tähendab iga ettekande lõpus me küsimusi ei esita, vaid esitame kogu ploki lõpus ja kindlasti on ka võimalus küsitleda ajakirjanikel ja huvilistel ka siin pärast selle ürituse lõppu eraldi individuaalkorras neid esinejaid, kes on käepärast. Ja teiseks muidugi me laseme selles mõttes nii-öelda teatud loogika järgi need esinemised praegu teie ette. Esinemiste järjekorras esimeseks on Maarjo Vee, energiasalve arendus- ja elektromehaanika juht,
kes tegelikult räägib meile, mis see projekt endast tähendab suuremas pildis ja tehnilises pildis. Seejärel me räägime sellest analüüsist, mille on teinud KPMG, esmane analüüs majanduslikest nii-öelda elementidest, majanduslikust kasudest, mida see annab ja mis suunalised nad on. Ja kolmandaks siis me räägime sellest, et ja siin on siis esinejad KPMG nõustajad, Johanna-Maria Mägi ja Olavi Grünwald, siis me räägime Villem Vohu ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus energeetikavaldkonna juhi suu läbi põhisõnumist, kui elektri hinda on vaja, siis me peame selle nimel pingutama ja samas meil on vaja investeeringuid ja need investeeringud on ka fundamentaalse tähendusega. Ja sealt edasi me lähme ka juba siis Energiasalve juhi Peep Siitami, tegevjuhi ja juhatuse liikme kokkuvõtetega. Aga võib-olla nüüd alustame.